Sõbrad, see video, mida me järgnevaks näeme, on meie koguduse üks pühapäevastest teenistustest, kus ma kõnelesin teemal välja valatud, aga mitte sisse valatud, viidates ühele tähtsale komponendile selleks, et me võiksime käia Jumala väes ja see on meiepoolne vaimulik nälg. Me näeme, et piiblis kõik, kes olid näljased, said kosutatud. Kõik, kes Jeesuse juurde tulid, said ime, said tervenemise. Kõik, kes kuskil ootasid, et äkki Jeesus satub nende poolt läbi tulema, ei pruukinud imet saada. Nii et Jumal reageerib sellele näljale. Ta on oma vaimu välja valanud, ütleb piibel, aga mitte kõikidesse astjatesse üle maailma ei ole see vägi veel maandunud või sisse valatud, sellepärast et astjad võib-olla ei ole avatud. Ja see jutlus räägibki sellest, et küsimus ei ole täna Jumalas ja et me peaksime keelitama ja meelitama temalt välja selle vaimu välja valamise ja ärkamise, aga pigem meis kui astjatees. Nüüd kahjuks see kaamera objektiiv ei ole nii hästi puhas, nii et pilt on vähe udune, aga selliseid pikemaid asju niikuinii rohkem me kuuleme taustaks, kui vaatame. Olge õnnistatud, sõbrad. Aga ma loodan igal juhul, et see on teile julgustuseks ja kinnituseks. Kui te lubate, ma jagan teile mõned mõtted täna, kes ära arvab, kus kohast? Apostlite tegude raamatust. Apostlite tegude raamatust. Ma olen Apostlite tegude raamatus viibin juba mõnda aega, eks ole, ja ma ei ole sealt veel välja saanud. Ma ei tea, kas ma peakski saama, aga muidugi ma loen igalt poolt mujalt ka, aga hetkel see on mind väga paelunud. Ja ma täna tahan lugeda 10. peatükist Apostlite tegude raamatust, peatükk 10, salm 44 ja kuni 48. Apostlite tegude raamat 10, 44 kuni 48. Mul on ülimalt hea meel näha siin mõningatel piibleid kaasas, alati rõõm lugeda piibliraamatut. Amen. Ma olen teile jaganud seda mitmed korrad, eks ole, et kui sa bussis oled kuskil või kuskil bussipeatuses ja vaatad oma telefoni ja loed sealt piiblit, siis keegi ei arva, et sa teed midagi erilist, kas pole nii, siis kõik vaatavad oma telefoni. Aga kui sa võtad selle raamatu lahti bussis, kõik ütlevad, oho, kes see on siuke siin? Nii et see on elav tunnistus, okei. Mulle meeldib piibliraamat. Amen. 10. peatükk 44 salm ütleb siin, kui Peetrus neid sõnu alles rääkis, langes püha vaim kõikide peale, kes seda sõna kuulsid. Ja usklikud ümber lõigatute hulgast, nii paljud kui neid olid ühes Peetrusega tulnud ehmusid, et püha vaimu and valati ka paganate peale. Vaata, kus minuga seda sõna veel kord, püha vaimu and valati paganate peale. Ütle, kus minuga, valati. Me räägime sellest kohe hetke pärast enam, sest nad kuulsid neid võõraid keeli rääkivat ja Jumalat väga ülistavat. Siis Peetrus ütles, kas keegi võib keelata vett, et ei ristitaks neid, kes on saanud püha vaimu nõnda nagu meiegi. Ja ta käskis neid ristida issanda nimesse. Siis nad palusid teda, et ta jääks mõneks päevaks nende juurde. Nüüd see lugu siin, sõbrad, on selles kontekstis, kus Iisraeli rahvas on oodanud oma messiat. Läbi Vana Testamendi me võime lugeda kirjakohti messia ettekuulutusest. Kõik need aastatuhanded tegelikult. Siis 400 aastat sellist vaimulikku prohvetlikku vaikust, me teame, Malakia on viimane prohvet, kes kuulutab, ja siis Jumal läkitas, kui piibel ütleb, aeg täis sai oma poja Jeesuse. Jeesus elas siin maa peal, tervendas haigeid, kuulutas evangeeliumit, vabastas kurjadest vaimudest seotud, aga siis läks oma põhimissiooni täitma, mis oli minna ristile, et surra inimkonna patu eest ja vabastada inimesed patuvõimusest. Aga ta ei ainult ei surnud ja pandud hauda, vaid 3. päeval tõusis üles. Amen. Ja elab täna. Amen. Ja ta
enne kui ta taevasse läks, ütles oma jüngritele, et ärge lahkuge Jeruusalemmast, vaid oodake isa tõotust, kellest ta rääkis seal, pühast vaimust. Amen. Nad ootasid 10 päeva ja püha vaimu vägi tuli. Nüüd juudid, olles saanud täis püha vaimu väge, kuulutasid teistele juutidele. Kuulutasid Jeruusalemmas, seal muidugi Juudamaal ja Jeruusalemma oli tulnud juba pühade ajaks, kui 4 pühipäeva oli, tohutu hulga juute, nii et seal oli 3000 korraga sai päästetud, 3000. Mõne päeva pärast sai 5000 inimest uuesti päästetud. Mis tähendab päästetud? Nad andsid oma elu Jeesusele samuti. Nad olid judaismi praktiseerijad, aga nüüd mõistsid, et Jeesus on tegelikult see oodatud Messias, kellest judaism räägibki ja ootab, ja nad andsid oma elu temale. Nii et see oli massiline plahvatuslik ärkamine juutide keskel. Tänu Jumalale selle eest. See tuleb jälle. See tuleb jälle. Amen. Jumal külastab juudi rahvast. Kuidagi vähe vaimustust meie keskel täna siin. Ütle aamen selle peale. Ja see on piibli sõna, meeldib sulle või mitte. Paulus ütles. Paulus kuulutas seda, et esiisade pärast on nad armastatud ja paganatele saadud või antud armu tõttu muutuvad juudid kadedaks. Amen, ma ootan, kui nad saavad väga kadedaks. Ja siis, aga nüüd see sündmus siin juhatab meid selle hetke juurde, kui püha vaim esimest korda valati ka paganate peale. Halleluuja. Tänu sellele on see jõudnud ka meieni. Minu jutluse pealkiri täna, kui sellele võiks pealkirja panna, on välja valatud, kuid mitte sisse valatud. Ja? Välja valatud, kuid mitte sisse valatud. Ma kohe selgitan sulle neid asju. Amen. Kui Jumalal võiks olla mingisugune vajadus, ja me teame, et tegelikult ta ei vaja ju midagi, eks ole. Ta annab ise kõigile elu ja õhu ja kõik, nagu ütleb Apostlite raamat meile. Jumal on täiesti sõltumatu, kõik loodu vajab teda, et piibel ütleb, tema sõna läbi on universum koos hoitud, tume energia või tume aine, millest siin astronoomid räägivad, on tegelikult lõppeks Jumala vägi, mis kõike seda koos hoiab. Aga kui Jumalal üldse võiks olla mingisugunegi vajadus, siis see on vajadus ennast ilmutada. Ja Jumalal on kindlasti vajadus anda. Ta vajab anda. Ja tal on veel üks vajadus, tal on vajadus ülistuse järgi. Talle meeldib ülistus. Ja Samaria naine oli seal ja Jeesus ütles, kui sa teaksid, kes see on, kes sulle ütleb. Naine ütles, kes on siis, kes mulle ütleb? Kes on sükene? Ja me teame, et ta sai selle teada, kes see on. Sest ta läks linna ja ütles, me oleme leidnud Messia. Amen. Ja rahvast tuli, terve linn tuli kaasa. Nii et kui Maarja oli ammutamas sellest mahlakast Jumala ligiolust, kui ta istus seal Jeesuse jalgade ees, siis Jeesus ütles, et tarvis on vähe. Õigupoolest üht Maarja on selle hea osa valinud. Nüüd mitte ainult, et Maarjal on seda tarvis, aga Jeesus ütles, see on talle ka tarvilik, talle meeldis see. Ta nautis seda. Amen. Talle läks see korda, et keegi oli tema jalgade ees ja kummardas teda, ülistas teda. Ja Jeremia 29:13 ütleb meile niimoodi, et te otsite mind ja leiate mind, kui te otsite mind kogu oma südamest. Nii et meil on tõotus siin, et kui me Jumalat otsime, me leiame teda, ta ilmutab meile ennast, ta näitab meile ennast. Johannese 14:21 Jeesus ütles, kellel on minu käsusõnad, kes neid peab, see on, kes mind armastab ja kes mind armastab, sellele ma tahan ise ennast ilmutada. Amen. Kus see pihta hakkab? Kellel on minu käsusõnad, minu printsiibid, kes neid peab, on see, kes mind armastab. Ja kes mind armastab, sellele mina, Jumal ütleb, tahan ennast ilmutada. Nii et Jumal tahab ennast ilmutada Johannese 3:16, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud. Nii et Jumal armastas nõnda, et ta andis. Jumala vajadus on anda. Eelmine palvekoosolek siin kolmapäeval, ma tulin pisut hiljem, aga
istudes siin ja palvetades siin, ma küsisin Jumala käest sellise küsimuse. Mis see võtab, et rohkem sinu väge ja sinu vägevaid tegusid tuleks esile meie seas? Ja üsna kohe selline selgus tuli minu südamesse. Ma usun, Jumal vastas, mulle ütles, rohkem vaimulikku nälga teie poolt. Mis see võtab, et rohkem väge saaks vabastatud, rohkem vaimulikku nälga? Mis teeb seda, et rohkem väge voolaks, kui on koht, kuhu seda valada? Kui on nälg, kui ta näeb seda, et on rahul olematud, mitte halvas mõttes, aga just nimelt keegi, kes on jätkuvalt näljane, et sinna valada seda. Ja ma mõtlesin otse kohe siin samas palvekoosoleku ajal Uuest Testamendist inimestest, kes olid vaimulikult näljased. Ja ma mõtlesin mitmete inimeste peale, aga üks nendest on meile teada tuntud veritõbine naine. Mäletad seda lugu, näiteks Markuse 5. peatükis räägib sellest. Naine, kes ei oleks pidanud üleüldse rahva keskel liikuma. Ta oli ebapüha, ütleme veel otsemalt roojane. Tal ei olnud tegelikult õigust rahva keskel olla. Ja olla täpne, ta ei tohtinud kedagi puudutada. Vana testament ütles selgelt, et kui kellelgi on verevoolus ja ta puudutab kedagi, siis see, keda ta puudutab, saab roojaseks. Hämmastab aga see, kui see Jeesus puudutab, ükskõik kui roojana sa ei ole, siis tema ei saa roojaseks, aga sina saad puhtaks. Halleluuja! Jah, see, mis juhtus naisega. Naine sai puhtaks, Jeesus ei saanud roojaseks. Kui üks väga patune tuleb, kes mõtleb, et mina Jumalale ei kõlba ja Jumal mind ei taha silma otsaski näha, aga ta tuleb Jumalale ligi ja puudutab Jumalat, siis Jumal ei saa ebapühaks, vaid sina saad puhtaks. Amen selle peale. Halleluuja! See on see, mida Jumal teeb. Nii et mõelda selle kõige peale. Ta on nõrk, ta on kulutanud kogu oma vara ja pole mingit abi saanud. Ja ikka tuleb. No see peab olema nälg. See peab olema tõsi taga. Sa ei tohi sinna tulla, sa ei taha sinna minna, sa ei jõuagi sinna minna, kui kõik nõksed asjad arvesse võtta. Ikka lähed. Mina nüüd kutsun seda vaimulikuks näljaks ja pole ime, et piibel ütleb, et Jeesus seal kõnnib. Ta läheb hoopis tervendama Jairuse tütart. Jairus on koguduse ülem. Ja piibel ütleb, et äkitselt ta tundis, kuidas vägi temast välja läks. Keegi puudutas Jeesust niimoodi, et vägi tuli temast välja. Nüüd kõik puudutasid teda. Jüngrid kommenteerisid seda. Kõik lähevad sulle vastu, kõik puudutavad sind selles mõttes, aga keegi puudutas Jeesust usuga. Keegi puudutas ühe vaimuliku näljaga. Ja ta tõestas seda oma tegudega. Ta tõestas seda. Amen. Ja vägi voolas. Halleluuja. Vägi voolas, nõnda, et see naine tundis kohe oma ihu vaevast terveks saanud olevat. Ja mina usun, et Jumal tahab oma väge jätkuvalt välja voolata, lasta näljaste südamete jaoks. Ja ma julgustan sind võtma eeskujuks veritõbist naist, keda ei takistanud need asjaolud, mida me siin just lugesime. Seal samas loos tegelikult on juttu koguduse koja ülemast Jairusest, kes ausalt öeldes minu silmis on niisama näljane Jumala järgi. Sellepärast, olles nagu religioosse kogukonna autoriteetne isik, mis kogu sünagoogi ülem oli. Samal ajal, kui see religioosne nagu suurem pilt, me räägime siin variseridest, kirjatundjatest, saduseridest, kõik need, nendele Jeesus üldse ei meeldinud. Nad rääkisid tema vastu, nad töötasid tema vastu ja nüüd sa oled nagu sama süsteemi osa ja sina lähed ja tunnustad kedagi. Heidad tema ette maha, silmili. No see on, sa riskid oma reputatsiooniga. Sa riskid seda, et sinu sõna ei võeta enam tõsiselt. Lisaks kõigele muule, mida sa üldse teed, et sa kummardad inimese ees. Vana testamendi järgi see oli ka keelatud tegevus. Aga sellel mehel oli üks vajadus, mis oli suurem kui tema reputatsioon, kui tema muud asjad, mis talle korda läksid. Ja me teame, et see mees ka sai sel päeval oma ime, tema 12-aastane tütar ärkas üles surmust.
see kõlab aulise teona, kas pole nii? See kõlab aulise teona. Aga ma ütlen, et sellel mehel oli nälg Jumala järgi. Nälg Jumala järgi. Ma mõtlen veel mitmete inimeste peale, keda, ja neid on hulga näiteid piiblis. 2 pimedat. Me loeme piiblis, et nad järgisid Jeesust. Nüüd mõtle selle peale, pime järgib Jeesus. Mis see tähendab? See tähendab seda, et kõik, kes lähevad kaasa Jeesusega seal, ja seal oli hulk rahvast tema ümber, aga see pime pidi nagu kobama järgi. See ei olnud sama tempo, see oli oht, et sa jääd kogu rongist maha. Muuseas, tollel ajal pimedaid tihti mõisteti hukka. Nad olid nagu stigmaga ühiskonnas. Mäletad seda, kui üks pime mees oli sünnist saadik seal ja jüngrid küsisid Jeesuse käest, et kas on tema pattu teinud või tema vanemad, et ta on sündinud pimedana. Nii et seda eeldati, et see põhjus on seotud mingi patuga. Sina või sinu vanemad. Sul oli juba stigma küljes. Kui pime hüüdis, tihti sellest ei tehtud üldse väljagi. Nii et see oli väga ebasoodsas olukorras järgida Jeesust ja siis me loeme sealt tekstist, et kui Jeesus tuppa läks, pimedad tulid sinna järgi. Ja küsisid enne käest, kas te tõesti usute? Ja ma võin seda teha. Nad ütlesid, jaa, kas ei näe, et me usume. Me pressime siin läbi raskete olukordade. Ja muidugi üks naine, kes samuti vaimulikust näljavõtmes minu silma jäi, oli see Kaanania või Sürofoniikia naine, see on üks sama inimene muidugi, kes Jeesuse järgi käis. Ja miks jällegi siin on üks näide näljasest inimesest on sellepärast, et esiteks Kaanania naine ehk mitte juut ei väärinud või ei olnud üldse selle esimese päästepaketi sees, kui võiks nii seda sõnastada, eks ole. Jeesus ütles, mind ei ole läkitatud kellegi muu kui ainult Iisraeli kadunud soolammaste juurde, eks ole. Nii et kõik muud rahvused ja paganad pildist väljas. Ja ometi siin üks naine tuleb ja taotleb midagi Jeesuse käest. Milline julgus üldse, et sa naisena tol ajal tulid ja rääkisid rabiga, olles mitte juut ja tuled ja pöördud rabi poole, ehk mida Jeesus oli ja teda kutsuti selleks. See nõudis tohutut julgust. See nõudis, nagu me siin räägime täna, vaimulikust näljast. Nii et Jeesus lisaks kõigele muule ju ignoreerib teda ja jüngrid taunivad teda. Ütlevad, Jeesusele saada ta minema. Ja ometi see naine läks sel õhtul koju ja tema tütar oli saanud terveks kurjast vaimust. Mis pärast? Vaimulik nälg. Nii et Jumala vägi on läinud üle ja mööda nagu inimeste poolt seatud piirangutest ja standarditest ja mis oli nagu õige ja isegi mida Vana Testament sel hetkel nagu ütles, et ja Jeesus ise ütles, et teda ei ole läkitatud kellegi teise juurde. No, ei ole, no. Tahaks küll, aga ei saa. Naine ütleb, mida tähendab, et ei saa? Saab küll. ja sai. Ja sai. See on nagu Jeesus ema kaanapulmas. Jeesus ütleb, naine, mis sul minuga pistmist on? No, isegi kutsu emaks teda. Ja ütleb, minu aeg ei ole veel tulnud. Kui Jumal ütleb, tema aeg ei ole tulnud, siis nii on. Buss ei tule veel, ei ole aeg. Jeesuse ema siis ei pane üldse tähele, mida Jeesus ütleb, vaid ütleb teenijatele, et mida iganes, tema teile ütleb, seda tehke. Ja ma ei tea, minu visuaalne pilt sellest on niimoodi, et Jeesus, no hea küll, okei. Kõige. Ma ju ütlesin sulle, et minu aeg ei ole tulnud veel. Naine ütleb, nüüd kohe on. Las ma keerun kella paika. Nii et vaimulik nälg teeb midagi, mis nagu paneb ületama teatud piire, teatud takistusi, religioosseid takistusi ja isegi, kui nagu Jumal ise ütleb midagi, et no võt, on praegu nii, selline aeg, kui tuleb üks näljane inimene, ütleb, aga näljased saavad ikka toidetud, enne kui lõunaaeg kätte tuleb. Pole veel 12, aga mul on kõht nii tühi. Ja kui Jumal näeb nälga, vägi voolab. Kui ta näeb nälga, vägi voolab. Halleluuja.
ütle oma naabrile, kui ta näeb su nälga, tema vägi voolab. Kui ta näeb su nälga, siis vägi voolab. Nii et kõiki neid inimesi ühendas üks järgijätmatus ja see lähtus vaimulikust näljast. Nüüd, sõbrad, me tuleme selle teksti juurde siin, mida me täna lugesime. Ja selles loos siin püha vaim saab välja valatud Korneliuse kojas. Ja see on auline sündmus seal, auline sündmus. Võimas. Lihtsalt üks kamp inimesi tuleb kokku ja äkitselt Jumala vägi langeb nende peale. Nad hakkavad keeltes rääkima, Jumalat väga ülistama. Ilmselgelt muid asju juhtus nende keskel seal. Aga selle kõige, ja muidugi see sündmus laieneb edasi ja sealt see evangeelium levib paganateni ja me oleme ka üks pagan rahvus muidugi ja mitte selle halvas mõttes, aga pagan selles võtmes, et mitte juudi soost rahvus, eks ole. Ja et evangeelium ka Eestis on levinud ja üle maailma on ühel viisil tänu sellele sündmusele, sest muutus üks arusaamine, et pääste kuulub ka paganatele. Vanasti see on mitte nõnda. Aga selle loo üks võtmeisik on üks näljane mees nimega Kornelius. Nii et kui su lapsele on nime vaja, siin on üks hea nimi, Kornelius. Kornelius. See on täitsa vaba veel. Kui sa täna kohe ära võtad. Ja ta oli näljane mees, sellepärast et piibel kirjeldab seda. Ta oli juudi usku pöördunud mees, see on selge, kummardas juutide jumalat. Aga see, et sa oled usku pöördunud, ei ole veel piisav. Sa vajad samuti pühavaimu väge. Ja. Jüngrid kohtusid Jeesusega, kõndisid temaga 3,5 aastat, aga 4 pühipäeva nad kohtusid pühavaimuga. Halleluuja. See oli üks eraldiseisev auline kogemus. Ja 4 pühilased, me oleme 4 pühilased siin, tunnustavad, et on 2 sellist vägevat, eraldiseisvat vaimulikku kogemust. Üks on päästmine, uuesti sünd. Ma võtan Jeesus oma südamesse. Ja sul võib olla veel üks teine kogemus, püha vaimuga täitumise kogemus. Piibel räägib sellest. Erinevad nagu avaldused selleks, aga see kogemus on olemas. Nüüd, Kornelius oli Jumala poole pöördunud, aga nüüd siin loos Jumal pöördub tema poole. Halleluuja. Piibel ütleb, et tulge tema ligi, siis tema tuleb teie ligi. Ja ma ütlen sulle, Jumal suudab sulle alati ligemale tulla, kui sina suudad iial tema ligi tulla. Nii et sa tuled küll tema ligi, ütleb, hei, see ei ole veel piisavalt ligi, las ma näitan, kuidas ligi tulemine käib, eks ole. Nii et siis ta tuleb veel sulle ligi, veel ligemale. Halleluuja selle eest. Ja see on see, mis siin ka juhtub. Nüüd, missugune mees see siis oli, kellele Jumal ligi tuli? Meil öeldakse siin 10. peatüki alguses, Kaisaria linnas oli üks mees, punkt, või punkt ei ole siin tegelikult koma, aga Kornelius nimi, aga see fakt, et siin öeldakse, et oli üks mees. Pane tähele, ta ütle siin, et oli üks pühak. Kui me saame nii pühadeks ja pühitseme ennast. Pühitsemine on tähtis, ma olen sellega 100% nõus. See on üks eeltingimus kindlasti. Aga ma ei näe siin, et Korneliust kutsuti pühakuks. Ta oli lihtsalt üks mees. Tal oli samamoodi probleemid ja väljakutsed ja kiusatused nagu sul, aga ta oli näljane Jumala järgi ja see tegi temast teistsuguse mehe. Mida me veel näeme temast oli see, et ta oli Itaalia väesalga pealik, mis ütleb mulle seda, et ta oli vastutust võttev mees. Oled sa nõus sellega? Kedagi ei panda väesalga pealikuks, eriti Rooma armees, kus ei võta vastutust. Ta oli kohusutundlik mees. Ta oli ilmselgelt usaldusväärne mees, et sükes positsiooni talle anti. Usaldusväärsus tuli ilmselgelt sellest, et ta oli ustav mees, ta oli kogu aeg olemas, ta oli mees, kelle peale sai loota. Ilmselgelt oli tegus mees, mitte keegi, kes lihtsalt
ootas oma eluvõimalus kuskil ja siis hakkas alles valmistama, kui ta see pakuti. Vaid ta oli tegus mees, ta oli hooliv mees. Amen. Sest ta ei saa olla juht ilma hoolimiseta ja me näeme seda ka siin tema kirjeldusest, et ta oli selline. Aga meile öeldakse samuti, et ta oli vaga mees, mis tähendab seda, et ta oli jumalakartlik mees, ta oli jumalakartlik elustiil. Elas nii või nagu see, kes peab aru andma oma elust Jumala palge ees. See on vaga inimene. Ma tean, et Jumal näeb mind. Ma olen üksi kodus, teised ei näe, aga Jumal näeb. Ja. Kristlik elu ei ole ainult kirikus elamiseks. Hallo? Ja. Me elame seda kogu aeg ja mitte ainult maailma keskel, aga kodus ka. Seal on kõige suurem väljakutse seda elada, kas pole nii? Kõige rohkem närvi käivad meil ikka kõige lähedasemad. Okei, vaata otse edasi, ära vaata kõrvale praegu, aga ma tean seda, et see on tõsi, sest lihtsalt ma olen isegi üks inimestest ja meie lähedased toovad meile suurimat rõõmu ja võivad teinekord tuua suurimat frustratsiooni. Aga tema kohta öeldakse veel, et ta oli jumalakartlik, mis tähendab seda, et ta oli Iisraeli jumalasse uskuv või jumalat austav ja ilmselgelt järgis ka sünagoogi õpetust. Aga nüüd lisaks sellele öeldakse meile midagi väga olulist Korneliuse kohta. Ja see on kirjas siin, et ta palus alati Jumalat ja jagas rahvale palju ande. See nägi nägemuses selgesti 11. tunnil, et Jumala ingel tuli sisse tema juurde ning ütles talle Kornelius. Tema aga vaatas inglile otsa, lõi kartma ning ütles, isand, mis on? Ma arvan, sa ütleksid sama, kas pole nii. Ja see ütles talle, pane tähele, mida ingel ütleb Korneliusele. Nüüd, kui ingel toob Jumala sõna ühe mehe kohta, siis see on mitte ainult, nagu öeldakse, inimlik arvamus, see on Jumala tähelepanek selle mehe kohta, ta ütleb niimoodi, sinu palved ja su annid on tõusnud Jumala ette sind meelde tuletama. Nüüd järelikult see, mis sünnib siin, on seotud sellega, mida ingel praegu talle ütleb. Ingel ei viska lihtsalt mingisuguse muid repliike, mis mitte midagi ei tähenda. Ta ütleb, hei, ma olen tulnud siia, sellepärast, et sinu palved ja annid on Jumalale silma jäänud. Sa oled Jumalale silma jäänud mees. Sa palvetad ja ilmselgelt ta palvetas sellepärast, et ka tema lähikond võiks kogeda seda, mida tema oli kogenud. Ta tahtis, et see hea asi läheb edasi. Ma arvan, et iga normaalne kristlane tahab, et tema lähedased tunneksid seda, mida sina tajusid, kui Jumal sinu ellu tuli, kui ta su patud ära võttis, kui püha vaim sind täitis. Kas pole nii? Kui Jumala armastus puudutas sind. Seda tahad, et su lähedased kogevad seda. See on normaalne, see peaks. Amen. Kornelius ilmselt tahtis seda, palvetas selle pärast. Ja nii, et oli suur palvemees ja me teame seda, et iga ärkamise eel ja ärkamine on nagu alal hoitud ka palvetöö läbi, aga et ka andmine on siin ära toodud, on huvitav. Sellepärast, et meie rahaline andmine on meie tõestus meie südamehoiakust. Jeesus õpetas seda, kus on sinu varandus, seal on sinu süda. Amen. Nii et ta andis juudi kogukonda, ta toetas seda tööd sellisel viisi, kuidas ta siis, parimal viisi, kuidas ta said selle mehena, on ju. Ja sealt samast juudi kogukonnast Jumal läkitas ühe mehe, kelle kaudu see taevane tuli külastas ka Korneliust ja kogu tema peret. Oli seda väärt? Kindlasti oli. Amen. Halleluuja. Ütle üks halleluuja veel. Tead, see tähendab kiitus Jumalale? Amen. Tänu sulle, issand. Nüüd ingel instrueerib Korneliust ja ütleb talle, läkita nüüd mehi Joppesse. Mul on üks oma Jope seal. Joppesse, see on 2 P-ga, eks ole. Ja lase kutsuda Siimon, kelle lisanimi on Peetrus. Ja mulle alati hämmastab seda, kuidas Jumal, kes on ise pannud uue nime Peetrusele, nagu ikkagi ei unustanud ära, et tal on see vana nimi ka Siimon, see vana loomus on ka. Ja sa pead ka seda meeles pidama, et ükskõik kui
pühitsetud sa ei ole ja kui palju aastaid sa issandaga kõndinud ei ole, sa ikka kannad seda vana inimest kaasas, kas pole nii? Sa pead ikka maadlema aeg-ajalt temaga. On see nii? Jah? Oleme ikka kõik samas ruumis. Kelle lisanimi on Peetrus, tema asub nahkur Siimona juures. Ja ingel teadis täpselt, kelle juures Peetrus peatub. Nii et ta ütles, ja muuseas maja on mererannas. Siin ei juurde lisamata lihtsalt, et miljoni vaade merele. Aga ingel teadis igat detaili Peetruse asukoha kohta. Aga see on huvitav, et ta ei täpsusta, miks Peetrust vaja kutsuda. Sest järgmine salm ütleb, kui siis ingel oli ära läinud. Ma ütlen, okei, tore on teada, et Peetrus on seal, et ma Instagrami pole hommikul vaadanud, aga nüüd sa ütled mulle, et ju ta siis on ja tollal polnud Instagram, eks ole, et Peetrus oleks paar selfit pannud, et ta on mererannas seal. Aga see nüüd ingel annab teada, et Peetrus on seal majas, mererannas, kutsu tema. Mille pärast? Seda ei öelda meile. Nüüd hiljem, kui sa loed seda teksti siin, kui seda lugu uuesti üle korratakse, siis see on juba juurde lisatud, sest tema räägib teile sõnu, mille läbi te õndsaks saate. Aga see ütleb meile seda, et Jumal, üks tema viisidest on see, et ta alati ei näita sulle kogu pilti. Olla päris täpne, päris tihti, enamus kordi. Ta ei anna sulle kogu teekonnast ülevaadet. Lihtsalt ütleb, hakka astuma. Tee esimene samm. Me tahaksime, et kõik raha oleks koos selleks, et see otsus ära teha. Ta ütleb, aga astu see samm praegu. Ja, nagu Märt Vähili, pane kollale lint maha. Nüüd on juba vundament seal ja nad planeerivad müüride ehitust. Aga tee see esimene samm. Me ootame, et kogu raha oleks pangakontol olemas, siis me astume usus välja. Nüüd ma ei räägi siin rumalatest nagu sammudest, kus me lihtsalt nii-öelda paneme selle vastutuse või koorma kellegi teise peale, aga sa saad aru, mida ma silmas pean. Et elus tihti ei ole meil kogu pilt koos, kui me hakkame asju tegema. Jumal võib öelda kellegile, sirutama oma käsi, aga sa ei saa teada, mis juhtub, kuniks sa selle käe sirutad. Mine pese oma silmis siiloa tiigis. Sa ei tea, mis siis päriselt juhtub, kuni sa tegelikult lähed sinna ja teed selle teo ära. Amen. On mõningad asjad, mida ta ei anna sulle teada, nagu kõik sammud, annab sulle teada esimese sammu. Kui sa vaatad kuskil kaugel, kus on mere ääres kaugele, kus sa näed seda nagu horisonti või silmapiiri, siis tõde on ju selles, et sa näed seda silmapiiri. Aga sa ei näe kaugemale. Sa ei näe kaugemale ennem, kuni sa lähed sinnamaani, kuhu sa praegu näed, ja kui sa lähed sinnamaani, kus sa praegu näed, näed sa kaugemale, kus sul edasi tuleb minna. Ja kui sa lähed sinnamaani, kus sa siis näed, siis sa näed jälle edasi. Ja see on see, kuidas elus asjad tihti toimivad. Nii et ta ei ütle täpselt, milleks Peetrust vaja on, aga ütleb, kutsu Peetrus. Kas sa oled valmis olema sõnakuulelik, kui sa lõpuni ei tea, miks sa seda tegema pead? Mul oli südames seda teha. Okei. Pärast tuleb välja, et Jumal koordineeris, orkestreeris. Üks abielupaar läks, see oli aastad tagasi välja meie koodus, me olime siis teenendusmajas. Ja sel hetkel, kui nad hakkasid välja minema uksest, mul oli selline tunne südames, anna neile, mis su taskus raha on. Ja mul oli kroonid tol ajal. Ma ei mäleta, mis see summa oli, aga mingi summa oli, eks ole. Kopikad ei olnud, olid sendid, eks. Ja ma läksin, andsin selle raha neile, ütlesin, mul oli südames anda teile see. Ja siis paar nädalat hiljem ütles, et kuule, tead, meil oli üks arve maksmata, raha ei olnud ja sa andsid meile sendi pealt. Seda mina ei teadnud. Amen. Nii et sa teed esimese sammu ja Jumal ilmutab seda, miks sa seda tegid. Nii et kutsu Peetrus, lihtsalt kutsu Siimon ja kutsu mees kohale. Aga teine õppetund, mis selles loos veel on see, et Jumal eelistab kasutada inimest. Jumal eelistab kasutada inimest. Ütle koos minuga, Jumal eelistab kasutada inimest. Ja 4 pühipäeval püha vaim langes suveräänselt, eks ole. Lihtsalt nad olid koos, äkitselt vaim langes. Aga siin ei olnud sarnane sündmus, kus lihtsalt nad olid koos ja püha vaim langes,
vaid Jumal läkitas kellegi, kes oli süüdatud, et süüdata neid. Amen. Ma leian, et see on üks Jumala domineeriv viis. Ma olen seda rääkinud teile varem, ma mainin seda üle. Kui apostel Paulus sai päästetud, ta oli siis Sauluse nimeline mees. Ta läks Damaskusesse. Milleks ta läks Damaskusesse? Ta läks Damaskusesse selleks, et sealt, kui ta leiab usuteel käijaid, et ta saaks neid siduda, viia Jeruusalemma ja siis panna vangi või hukata. Vau. Me teame, et oli koguduse tagakiusaja. Ja seal teel olles, Damaskuse tolmusel teel, Jeesus ilmub talle. Suur valgus paistab taevast, nad kukuvad seal maha tolmusele teele, selle suure valguse pärast Paulus jääb pimedaks, Jeesus ilmub talle, ta küsib, kes sa oled? Isand, Jeesus ütleb, mina olen Jeesus, keda sa taga kiusad. Okei. Ja siis Jeesus ütleb talle nii, et nüüd mine Damaskusesse, seal öeldakse sulle, mis sul teha tuleb. Nüüd mina mõtlen oma sükse väga lihtsa talupoja mõistusega, et kui Jeesus, isandate isand, kuningate kuningas, üles tõusnud päästja, istub isa paremal käel, tuli sealt trooni pealt alla, tolmusele Damaskuse teele, et adresseerida Saulust, rääkida temaga, siis anna see väikene lõik veel edasi, kui sa juba tulid siia. Miks sa peaks jätma mingi Ananiase jaoks mingi tekstilõigu, kes siis peab ekstra tulema välja soojast voodist, minema mingisuguse tänava juurde, kus Paulus seal on palvetab ja ütleme talle, et Paulus, issand on mind saatnud, et sa nägemise tagasi saaksid ja annad talle selle sõnumi edasi, mis tema kutse on. Jeesus teeb nii vähe kui võimalik. Aga kui ta saab kellegi inimese kaudu ülejäänud teha, siis ta valib seda teha inimeste kaudu. See hämmastab nii palju tarkust, nii palju julgustust, nii palju Jumala juhtimist, sõnumeid, asju, mida Jumal tegelikult meile räägib kogu aeg inimeste kaudu meie ümber. Me ei kuula seda lihtsalt, me pane sellist väärtust. Me ütleme, et see on kõigist inimene, see on meie pastor või see on lihtsalt keegi tuli tunnistama või meie ülistusjuht ütles midagi. Me ei kuula selles Jumala häält, aga Jumal kõnetab meid. Amen. Et Jumal eelistab tihti kasutada inimest, kui ta vähegi saab. Kui ta vähegi saab. Halleluuja. Nüüd sa ütled, Jumal, päästa Pärnu linn, päästa minu sugulased, päästa mu pere. Jumal ütleb, hea meelega teeks seda, kui sa oleks mu kanaliks. Ma teen seda sinu kaudu. Amen. Nüüd me teame, et samal ajal, kui Kornelius saadab ingli kutse najal inimesed Joppesse, siis Peetrus läheb katusele palvetama. Ja see teekond Kaisareasse Joppest või Kaisareast Joppesse oli niisugune päevateekond või isegi natuke rohkem, nii et lõppeks nad jõuavad järgmisel päeval alles kohale, keda siis Kornelius välja saadab. Ja järgmisel päeval, kui need mehed hakkavad kohale jõudma umbes samal ajal, Peetrus tunneb vajadust palvetada. Ma mõtlen, kas sul on olnud aegu ja hetki, kus sa tunned vajadust, kutset palvetada? On su elus olnud sellised hetki? Mul on ka. Ma tunnen, et praegu Jumal kutsub mind oma osadusse, ta tahab muga rääkida, tahab muga koos olla. Ja ilmselt Peetrus tundis midagi sarnast, et ta läks katusele palvetama ja Piibel ütleb, et kui ta kõht tühjaks läks ja kui sa pikalt palvetad, kõht võib minna tühjaks ja talle rooga valmistati, võib-olla ta hüüdis, kuule, pange lammas tulele, mis iganes ta seal parasjagu sõi. Ja siis Jumal andis talle nägemuse ja see nägemus oli väga-väga võimas. 3 korda sama nägemus, ebapühad loomad, roomajad, kalad, ma ei tea, mis kõik seal koos olid, tulid nagu niisuguse anumaga alla, see oli kõik vaimne nägemus ja muuseas, mida Peetrus ilmselt nägi seal, mõned piibli uurijad kutsuvad seda transiks, ja trants on see, kus inimene nagu kangestub ja ta on rohkem teadlik vaimumaailmas kui füüsilisest maailmast ja Peetrus näeb seal vaimumaailma ja selles vaimumaailmas on üks nägemus, kus see anum tuleb nende ebapühade loomadega, mida juudid ei tohtinud süüa ja öeldakse talle, et veristaja tapab. Ja Peetrus ütleb, ei ilmaski. Mina, tõsine judaismi praktiseerija, ei ole kunagi puutunud midagi ebapüha. Ja 3 korda see nägemus tuleb, 3 korda. Ja Peetrus ikka ei saa aru, mis värk on selle anuma täiega tigusid ja
ma ei tea, 8 jalgu või mis iganes, kõik olid keelatud asjad, eks ole. Ma ei tea, mis seal kõik komplektis olid. Me ütleme seda, et see on see seafood, okei, aga tema jaoks oli see kõik väga jama. Väga paha. Ei tohi. Aga me ütleme delikatest ja siis selle keskel me teame, et need mehed jõuavad sinna ja kutsuvad ta siis kaasa. Ja püha vaim ütleb talle, et mine ilma kaksipidi mõtlemata. Amen. Ja. Aga me teame, et see kogemus siin, mida Jumal Peetrusele annab, oli juba sellepärast, et Peetruse mõttemaailmas ja hiljem kogu juudi sellise kristliku nüüd ladviku mõttemaailmas pidi toimuma väga põhjalik teoloogiline paradigma nihe. Et paganad on ka osa päästest. See oli midagi, mida oli raske neil vastu võtta. Ja see paradigma nihe paganate poolt vaadatuna oli see, et nende pääste tuleb ka judaismist välja kasvanud kristlusest. See oli suur muutus. Nii et sellepärast selline kogemus. Aga nüüd ma jõuan lõpupoole. Peetrus tuleb Korneliuse kotta ja leiab sealt eest suure hulga inimesi. Nad ei teadnud täpselt, mis kellas see Peetrus saabub. Üks päev läheb sinna, ta jäi ööseks veel, see kogu kamp jäi Peetruse juurde, eks ole, sinna tulevad sealt tagasi, mitte Peetrus, aga nahkur Siimone juurde. Ega tolle ajal sa ei teadnud, et umbes kell 1, 1-2 vahel, hea küll, eks ole. Seal oli niimoodi, et millalgi tuled. Ütled kuupäev on enam-vähem paigas. See on nii, nagu vanasti oli niisugune nali, et kui jutlustaja kella vaatab, et siis küsiti, mis see tähendab. Ja siis vastus oli, et see tähendab mitte midagi. Ega ta lõpetab veel midagi. Lihtsalt vaatas kella, eks ole, ja siis keegi ütles, et kell polegi see kõige tähtsam koosolekul, kalender on oluline, et päeva vaadata, et ikka samas päevas oleme, eks ole. Ja sellel ajal oli umbes niimoodi, et äkki siis tulevad täna või, aga võib-olla tulevad homme, kui seal teekonnal on mingid raskused või mingid väljakutsed või midagi ei lähe päris niimoodi, eks ole. Ja mulle ütleb see midagi, et siin oli üks kamp, suur hulga rahvast. Nemad ootasid Peetrust. Mitte Peetrus tuli kohale, alustas koosolekuga ja siis tasapisi hakkasid inimesed ka tilkuma kohale. Nagu meil tänapäeval tihti see on, eks ole. Nad olid ootamas teda. Nad olid ootamas seda, mida Jumal teeb. Sa ütled, kui ingel ilmuks ka meile siin ja siis ma tuleks ka kohale ja oleks valmis siin, aga ma arvan, ingel on juba ilmunud ja juba on sõnum meile antud. Ole näljane! Amen! Terita oma vaimulikku nälga. Ja ma ei saanud parata, et mõelda selle peale, kui nõukogude ajal on siin inimesi, kes tulevad nõukogude ajast. Mina olen. Ja? Oli selline asi nagu entsüklopeedia. Need olid need enekesed ja ened ja seal oli 1, 2, 3, 4, ma arvan, 9 köidet või mis seal olid, eks ole. Täna need on kuskil prügimäel, sa leiad neid igalt poolt ja ära anda suurtes kaubanduskeskustes, keegi ei taha neid. Sest täna me ei pane niisugust väärtust raamatutes, aga tollen ajal oli niimoodi, et selleks, et saada ühte köidet, sa pidid minema õhtul raamatupoe juurde seisma. Et järgmine hommiku kell 8 avati, siis oleks seal esimest hulgas, et sa ikka saaks. Nüüd sõber, sa ei läinud selline öö läbi seisma, kus sa tegelikult väga ei tahtnud seda. Inimesed tahtsid neid asju. Ja kes said, olid need, kes tegelikult tahtsid. Kes läksid piisavalt varakult ja kes olid näljased selle järgi. Ja Uulupoes, kus mina kasvasin Uulus üles, seal oli niimoodi, et reedeti käis jäätise auto korra nädalas. Ja vahest iga kord ei tundnud ka, aga üldiselt tuli. Ja siis mina ei tea, miks see asi nii oli, aga selline väike nulk jäätist tuli, tehku rohkem, aga need ei tunda, eks ole. Ja siis, kui sa vaatasid, kell 2 peaks tulema, tavaliselt tuleb, eks ole, kui sa selle ei oodanud ja nägid, et auto tuleb ja siis juba vaikselt läinud poodi sisse, tulid pool tundi või tund aega hiljem, ma läksin tihti hiljem natukene ja kõik oli läinud. Jäätis läks ära. Nii et sa pidid olema piisavalt näljane, et minna varakult kohale ja siis sa said jäätise.
Ja siin ma näen sama hoiakut Korneliuse kojas. Mitte, et see järgmine koosolek, vaatame, millal ma jõuan sinna, tead. Ma lähen pisut hiljem, las nad hakkavad juba asjaga peale ja küll ma siis sealt libistan ennast ka kamba sisse. Vaid siis sa jääd jäätisest ilma. See jäätis on võib-olla juba ära ostetud. Ja nii et üks kõige võib-olla tugevama võidmisega koosolek, mida ma mäletan, oli, me pidasime seda Maikinos ja see oli erikoosolek ja meil oli üks külaline, kes kõneles seal, aga ma mäletan seda, et ma läksin ja vaatasin uksest korra välja, et seal eesruumis, et kas juba rahvast kedagi tuleb ka või ei tule. Ja see oli tund aega varem koosolekut, tund aega varem, 1 tund. Ja see eesruum oli rahvast juba täis. Seal oli vähemalt 100 inimest kohal juba. Ma ütlesin, vau, koguduses võiks sihukest asja olla. Tund aega enne me on juba niimoodi, rahvast tungib siin, ootab sisse saamist. Leivakiriku ajal meil oli ka sihuke asi siin. No ja pole ime, et Jumala vägi voolas. Nüüd me oleme tänapäeval, meeldib meile või mitte, jõudnud aega, kus meil ei ole aega. Aamen. Tegelikult meil on jätkuvalt need samad 24 tundi ööpäevas, aga me ei pane võib-olla sama väärtust vaimulikele asjadele alati. Meil pole kannatust oodata Jumala järele. Piibel ütleb aga, et kes ootavad issandat, saavad uut rammu ja need tõusevad. Kui sa ootad issandat, sa saad uut väge juurde ja sinu elu hakkab tõusma. Ükski, kes sind ootab, ei jää häbiks, ütleb laul 25 ja 3. Nuturaamat 3 ja 25 ütleb, issand on hea neile, kes teda ootavad. Issand on hea neile, kes teda ootavad, hingele, kes teda otsib. Hebra kirjas 6.12 öeldakse, et kes usu ja pika meele tõttu pärivad selle, mis on tõotatud. Millal sul on vaja pikka meelt, kui asjad ei juhtu kohe? Amen. Aga sa ootad? Ma ootan. Amen. Jumal on pidanud meie järgi ootama. Paljud teist lapsevanemad on pidanud ootama oma laste küpsemise järgi. Ja, aine. Millal ükskord ta jõuab sinna aega? Millal ükskord ta hakkab neid ja neid asju tegema? Amen. No, su pikk meel ootas. Loodetavasti said kätte selle hea asja. Amen. Aga nüüd, kus me täna oleme selles positsioonis, meil pole enam aega oodata. Tead, Jumal, kui sa seda kohe ei tee, siis tead, mul on juba midagi järgmine asi ootamas. Aga sõbrad, minu mõte selles jutluses on see. Püha vaim on välja valatud. 4 pühipäeval valati välja püha vaim. Ja see sõna seal, mida siis Peetrus kuulutas, öeldes prohvet Joeli raamatust, et nõnda, nagu on öelnud Joel, sünnib viimsel päevil, et ma valan oma vaimu kõige liha peale. Kõige liha peale me nagu ei näe, et see vaim on valatud, kas pole nii. Aga püha vaim sai välja valatud ja see sõna seal, kreekakeelne sõna on auristi, ehk et see on mineviku selline vorm, mis on ühekordne tegevus, lõpetatud tegevus minevikus. Nii et püha vaim on välja valatud kõik. Taevast enam juurde ei tule. Amen. Kui ikkagi on kõik välja valatud, siis on kõik välja valatud. Aga seega saame rääkida täna sissevalamisest. Paljud teavad seda, et kui ma võtaksin praegu ühe kannu siit ja mul oleks siin astjad ja üks tass oleks juba näiteks täis mingit kraami, järgmine tass, siin on mingi kaan peal ja siis siin on üks tühi tass ka, eks ole. Sest hoolimata sellest, et ma välja valan, sissevalamine saab ainult toimuda selle jaoks, kes on avatud. On see nii? Ja? Kui ta on juba midagi muud täis, ma ei saa sinna valada seda, mida ma siit tahan valada. Ma võin välja valada, aga sisse ei lähe. Sisse valamine midagi muud. Ja sellepärast ütlesid siin ka need Peetrusega kaasa tulnud mehed, et nad ehmusid, et püha vaimu and valati paganate peale. Nüüd see oli juba välja valatud 4 pühipäeval, aga nüüd see valati nende meeste sisse, halleluuja, kes olid kokku tulnud sinna. Nii et on see võimalik, et väljavalaja on valmis, kuid sisse valatav
ei ole valmis. Kui see väljavalamine toimub, see klaas on kinni, see klaas on täis, see klaas on tühi, aga ühte klaasi pole isegi kohal. Sa ei saa sinna ka valada. Amen. Nüüd väljavalaja tahab valada, aga kuhu sisse valada? See on see küsimus täna. See on see küsimus täna. Nelipühipäeval valati välja pühavaimu vägi. Korneliuse kojas Jumala vägi valati välja. Suusa tänaval Jumala vägi valati välja. Amen. Mis pärast? Sest need astjad olid valmis. Astjad olid valmis. Valamine algab, kui astjad on valmis. Ja ma tahaks öelda selle peale lihtsalt seda veel, et meil tuleb kaitsta oma vaimulikku nälga. Ja isegi kui sa ei tunne näljasena, käitu kui näljane. Isegi kui sa ei tunne, siis käitu nagu keegi, kes on näljane. Tee neid asju, mida näljane inimene teeb. Jah. Luuke evangeelium 1.53 ütleb, et Jumal on näljased täitnud heade andidega, rikkad tühjalt minema saatnud. Ilmutuse raamat 22.17 ütleb, vaim ja pruut ütlevad, tule, ja kellel on janu, tulgu, ja kes tahab, võtku eluvett ilma hinnata. Jällegi, eeldus on nälg ja janu. Ma tahan lugeda lõpetuseks teile 3 kirja kohta ja siis me palvetame koos ja palvetame inimeste pärast. Esimene tuleb 2. Timotuse 2.20. 2. Timotuse 2.20. Aga suures majas ei ole mitte ainult kuld ja hõbe, vaid ka puuastjad ja saviastjad, millest me täna räägime siin astjatest, kuhu saab valada. Muist on väärikamaks ja muist halvemaks tarvitamiseks. Kui keegi nüüd iseennast neist puhastab, saab ta astjaks väärikama tarvituse jaoks. Mis tähendab astja tarvitamine? Sa valad sinna midagi. Midagi paned sinna sisse. See on tarvitamine. Astja tarvitamine tähendab, mina ennast puhastan, ma teen ennast valmis, Jumal ütleb, hea küll, sellesse astjasse ma valan sisse. Ning on tarvilik oma isandale, kõlvuline, igaks heaks teoks. Vaata, kus minuga 1. Thessaloniklaste 4 ja 4. 1. Thessaloniklastele 4 ja 4. Siin öeldakse nõnda, et igaüks teie seast teaks hoida oma astjat pühaduses ja aus, nii et pühitsus on tähtis. Mitte himude kiimas, nõnda nagu paganad, kes ei tunne Jumalat. Ja siis öeldakse, et ükski teie seast ei teeks ülekohtud, petaks oma venda asjaajamisest, issand kätte maksa kõigi niisuguste asjade eest. 8. salm ütleb niimoodi, sellepärast, kes seda hülgab, ei hülga inimest, vaid Jumala, kes ka annab oma püha vaimu teie sisse. Me võiksime öelda, kes ka valab oma püha vaimu teie sisse. On ju nii? Astjatest rääkides, kes ka valab oma püha vaimu teie sisse. Välja on valatud, aga et sisse valada, mina pean olema valmis. Kõige liha peale on valatud ja viimane kirja koht on Jesaja raamatust. Kellegil on täis piibel siin, ma laenan sinu piibli, ole hea. Mul on ainult Uus Testament täna kaasas, aga ma loen siit Jesaja raamatust 44 ja 3. 44 ja 3, Jesaja 44 ja 3. Vaatame, kas Aivaril on siin järjehoidja ka vahel. Aga kas see salm on ära ka märgitud? Ei ole. Jesaja 44.3, siit edasi, tõmba joon ülle. See on Vanas Testamendis. Ei, see ei ole vabandus. See ei ole mingi vabandus. Ma ütlesin ka koolis, kui ma läksin, et mul see töö on tehtud, aga see ei koju laua peale. Aga Uulu koolis oli niimoodi öeldi, et no siis too ära. 2 tunni pärast tulid, siis pidid ära veel tegelikult tegema. Nii kaua oleks toomisega aega. No läks siia, et vahepeal seal toitsin oravaid ja. Aga 44.3 ütleb niimoodi. Jumal räägib siin, sest ma valan janusele vett. Nüüd, kui Jumal räägib vee valamisest, ta räägi siin lihtsalt H2O asjast. Ta räägib vaimuväest, vaimulikust veest. Kellele ta valab vett? Janusele. Janune on juba kohal.
Amen. Sest ma valan janusele vett ja kuivale voogusid. Ma valan sinu soo peale oma vaimu, nii et see on see, millest ta siin räägib, ja su järglaste peale oma õnnistuse. Halleluuja. Nii et see on üks väärt salm, mida alla joonida, kas pole nii? Okei. Järgmine kord olgu see alla joonitud. Kodune ülesõna kõigile. Jesaja 44 ja 3 alla joonida. Tänu sulle, issand. Halleluuja. Aga sõbrad, ma arvan, et see punkt, mida ma olen püüdnud jagada teiega täna, et midagi võib olla välja valatud, püha vaim võib olla välja valatud. Aga see ei tähenda automaatselt sissevalamist. Sisse saab valada sinna, kuhu saab valada. Ja see on meie osa, valmistada ennast, et issand saab meisse valada. See ei ole küsimus, et me peame teda veenma, teda keelitama, teda saama nõusse, et kuule, no vala minusse ka, teed. Ei, ta juba on heal tahtel ühekordne tegevus minevikus välja valanud oma vaimu kõigi liha peale. Aga kui sa ei ole avatud, see voolab sust mööda. Voolab mööda klaasi välisseina alla, võib-olla suur loik igal pool mujal, aga mitte sinu sees. Ja sellepärast ma usun, sõbrad, et see on enam meie käes see osa, et olla valmistatud vastu võtma. Ja vähem selle juures, et Jumal ikka ei taha seda teha ja ikka hoiab tagasi ja ikka reserveeritud ja ikka ei anna ja peame teda ikka veel manguma, et kuule nüüd anna siia ka. Ma arvan, et kui Jumal näeb vaimulikku nälga, kus iganes ta seda näeb, sealt hakkab automaatselt kohe voolama. Amen. Ja. Sealt hakkab voolama. Issand, leia mind olevat selline astja, kellesse sa saad valada oma väge. Halleluuja. Leia mind olevat selline astja, kuhu sa saad sisse valada. Kuhu sa saad sisse valada, issand. Halleluuja. Halleluuja, issand. Oh, halleluuja. Tänu sulle, Jeesus. Tänu sulle, Jeesus. Et sa külastad meie linna. Ja issand, et sa leiad siit näljaseid südameid, janunevaid hingi. Täidad need head andidega, valad oma vaimu väge meisse. Oh, halleluuja. Tänu sulle, issand Jeesus. Pärast seda teenistust me istusime meie tiimiga ka söögilauas ja käsitlesime siis räägitud teemat. Ja keegi ütles väga hea näite ja see oli see, et e-mail võib olla välja saadetud sinu poolt, aga teise inimese postkasti see veel ei ole jõudnud. Ta ei ole seda veel sisse võtnud serverist. Ja nõnda samamoodi Jumal on oma vaimu välja valanud, nagu juba ütlesime, see on ühekordne minevikus tehtud tegevus, aurist kreeka keeles alati näitab seda, aga Korneliuse kojas sai see vaim välja valatud siis, kui need astjad olid valmis. Nii et sõbrad, valmistagem oma astjaid ja mina usun, et Jumal külastab meie maad, meie linna, meie peresid, meie elusid.